Mina olen Marge, ma olen imetamise nõustaja. Sünnitusmajas me kuuleme sageli küsimust emadelt, et millal tuleb päris piim rindadesse. Mitte et ternespiim oleks mängupiim, aga esimesed 3 päeva laps sööb ternespiima, mis su rindadesse on hakanud tekkima 16. rasedusnädalast. Kui laps on sündinud ja hakkab rinda aktiivselt imema, siis su keha saab signaali, et rinnapiima koguseid tuleb tõsta ja kuskil 3. päevaks peale sünnitust saabubki tasapisi nii-öelda küpspiim rindadesse. Sa saad sellest aru sedaviisi, et su rinnad muutuvad raskemaks, tihkemaks ja kui sa jälgid oma last söömas, siis sa märkad, kuidas ta hakkab neelama. Sa kuuled vaikset neelamise häält. Nii et ternespiima aeg on ka väga vajalik ja oluline aeg, ternespiima aeg, sellepärast, et see võimaldab lapsel õigesti selgeks õppida imemise, hingamise ja neelamise koordinatsiooni ehk mustri. Kui su rindades oleks kohe sünnituse hetkeks suur kogus piima, siis oleks lapsel seda koordineerimise tööd väga keeruline õppida. See oleks võib-olla umbes samasugune tunne, kui sa ise üritaksid juua täiega purskavast aiahoolikust.